Veel veidi aega tagasi, täpsemalt 25. novembril, leidis Tartus aset Eesti otsib superstaari esimene eelvoor, kuhu oli kokku tulnud suur hulk andekaid ja sihikindlaid superstaariks pürgijaid. Täna aga oleme Tallinnas, siinsamas Pirita Top Spa hotelli ees, kuhu on hetkel kogunemas 100 või koguni 1000 artistid, läbimaks esimene kadalipp siinsete kohtunike näol. Nii Karl-Erik Taukar kui kohtunikud on saabumas üsna pea, ent ülesanne ei saa olema lihtne, sest juba registreerimiseks tuleb seista väljas järjekorras ja ilm ei ole kõige soojem. Sellegipoolest loodan, et meie vaprate võistlejate hinged peavad vastu. Ja kindlasti saadavad neid sellel teekonnal omad hirmud, väljakutsed ja ka eesmärgid. Mu suurim väljakutse on see, et nii suure publiku ees, siis televaatajad pluss publikus istuvad nii suure publiku ees siis laulda võivad. Ma arvan, et ma tahaksin jõuda kunagi eurosoonile. Hea plaan on edu aluseks, on nii? Täpselt nii. Mis põhjusega sa täna siin oled tegelikult? Et saada Eesti järgmiseks superstaariks. Hea mõte. Miks sa arvad, et miks sinust just võiks saada? Ma olen ikka vaevaga näinud ja arvan, et nüüd on minu kord. See on mis sinu unistus on siis, ütleme? Olla laulja. Olla laulja, just. Teha seda ja mitte midagi muud. Jah, olla lihtsalt staar. Vaat see on mees. Mind inspireeris tulemise saates kõik need muusikud, kes on siin saates käinud ning kes on läbi selle saanud tuntuks. Näiteks Daniel Levi, kes isegi saanud tegelikult edasi, aga nüüd on väga tuntud. Ja kõige suurem hirm on ebaõnnestumine, mida ma ei tee. Minu suurimaks inspiratsiooniks on siis see, miks ma siia saatesse tulin. Esiteks mulle väga meeldib laulda ja sõbrad on soovitanud ka. Inspireeris oma, initsiatiiv, sõbrad julgustasid ka täiega ja see ongi kõige olulisem. Perekond. Tegelikult ma ei tahtnud üldse tulla, aga mu töökaaslased registreerisid ära mind. Mu 3. kord juba nüüd. Aga 3 on kohtu seadus. Ma ei ole isegi hirmudele mõelnud, sellepärast et ma arvan, et see ei tee head. Ma pigem mõtlen positiivselt ja vaatan, mis saab ja lähen vooluga kaasa. Kuulge, ma räägin paari sõnaga ära, mis meil plaanis on. Põhimõtteliselt meil on vaja teie ühtset ja kõlavat häält 2 lihtsale küsimusele vastates. Mis siin toimub? Eesti otsib superstaari! Kes on järgmine Eesti superstaar? Mina olen superstaar! Registreerimise alguseni on jäänud 5, 4, 3, 2, 1. Vaadake seda. Rahvamass on meeletu ja järjekord on pikk. Üks on väga kindel. Sellises saates nagu Eesti otsib superstaari on kaamerad iga nurga peal. Ja just praegugi käib minu selja taga rahva 2 leeri ajamine, et ka Karl-Erik Taukar saaks sealt tõketeta üles marssida ja kaadri tuleks kuld. Kommi jagatakse ka ja osalejad täidavad lepinguid, käimas on registreerimine. Peale mida asume juba hääle paelu soojaks laulma. I never said thank you for that. Might get one more chance. What would you think of me now? So lucky, so strong, so proud. I never said thank you for that. Taevalahe, sa ei lähe ju nendega kaasa. Väga ilus. Mind inspireeris kindlasti see, et ma tulen perekonnast, mis on täis muusikuid, kõik kui mu vanavanemad ja enne seda mu onutädid kõik tegelevad muusikaga. Ja ma hakkasin laulma kuni 2-aastane. Eks mõtlesin, et miks mitte? Mul ei ole mitte midagi kaotada sellega tegelikult. Super tunne! 20 ei suudagi rääkida enam. Et sain läbi, super tunne on väga-väga lahe. Oli natukene närvis, praegu veel rohkem närvis, nii et vaatame, mis saab edasi. It was very nerve-wracking. They were very friendly and smiling a lot. They said I had a great voice. But you've obviously performed before, yeah? Yeah, I'm like semi-professional. People Why say Beyonce? I'm like, Why Beyonce?
She has a power voice, obviously, she's a diva, and I just love her songs, they show my voice well, and I've always listened to her, so. Laulan? Mida laulad? Mul on 3 valikuvarianti. Ja need on? Kas ma räpin või ma laulan ukuleleega või ma laulan a cappella? Mitmekülgsus on võti, ma ütlen teile. Räpid. Okei, mis see räpiloo variant on siis? Ma olen räpi fänn lihtsalt. Ma arvan, et selle räpi fänn ei ole, aga Lips Are Moving. Okei. Ühesõnaga, aga kuidas sa siis nüüd plaanid otsustada? Või sa lähed, paned kõik letti või? No, proovin šokeerida selle šokifaktoriga võib-olla selle räpiga esimesena ja kui nad tahavad häält ka kuulda, siis võib-olla laulan ka. Väga mõistlik, mulle meeldib see enesekindlus selles mõttes. Aga mis on võib-olla siis suurim väljakutse või hirm selle saatega seoses? Selle esinemisega seoses esialgu siin võib-olla? Kui sa üldse tunned hirmu? No esinemishirmu ei ole, hirmu on selles, et võib-olla kiireks läheb lihtsalt eluga, kui peaks sõrrestuva see saatevärk. No, jah, mõtlesimegi, et teeme loo. Eile hakkasime kell 8 harjutama seda lugu. Noh, nipet-näpet saab harjutada veel tund aega, 2 tundi on aega. Aga küll hakkama saame. Hästi tuleb ta välja niikuinii. Hirmud on. Karta pole vaja. Sõnad muidugi natukene logisevad, aga pigem kardame. Saame selgeks, et pole hullu. Pigem hirmudeks on see, et võib-olla kuna me oleme nii vähe seda laulu harjutanud ja et see on nii värske laul, et võib-olla nagu läheb mööda natukene üksteisest. Aga et kuna see on oma laul, siis seda on lihtsam laulda ja sa laulad seda rohkem südamest ja sul on see sisu selge, sa tead, et miks sa kirjutasid seda, need mälestused kõik ja mis on sinu elus toimunud, nii et oma laulu on nagu palju lihtsam laulda. Ma võiksin käia kas mööda vett, miks nii raske sulle on öelda, et sinust ma olin. Not knowing what it was, I will not give you this time. Väljas on päris krõbe. Aga sellise superstari võistlus meil siis ongi põhimõtteliselt. Kes laulab kõvemini, kes laulab natukene tagasihoidlikumalt. Mõni väljub kohtunike saalist nuttes, teine naerdes. Paraku on aga just selline see teekond, mis meie tulevasel Eesti rahva poolt armastatud superstaril on vaja läbi käia. Mulle jää taas kord muud üle, kui soovida neile jõudu ja jaksu sellel teekonnal. Meil on aga aeg siin taas otsad kokku tõmmata, siin samas Spirita Topspaavad teile ees. Ja teiega näemegi juba järgmine kord. Nii kauaks pidage ikka meeles, et olge teineteisest head, hoidke jalgpedaalil ja lõbuaralt kokku ei hoia. Tšau! Let's go. May